ja tere tulemast vaatama järgmist videot. Tulime siis puhkama nädalaks. Oleme siis São Miguel saarel. Just tegelikult jõudsime, maandusime ja rentisime endale auto. Ja nüüd jah, tegelikult lähmegi vaatame midagi süüa ja siis... Auto on manuaal. Jah, manuaal on auto ja siin on hästi mägised teed. Et saab põnev olema. Siuke pill siis. Sjatti piitsa. Seest on ka niuke ilus uhke mõnus pill. Läbisõit on 24 000. Et põhimõtteliselt nagu uus. Kõva see uksesüsteem küll. Uksed käivad niimoodi kinni. Kuulikindlad uksed. Siuke väike pesake meil siis siin nädalaks. Väike kööginurgake. See rupp on siin päris rukane ja siit seest on veits rukane. Siin on kogemus. Ja õlid ja maitseinad. Võtid pannid restoran, selle Võiku grill on. Petsi küll. Mis see siis on see pidee või? Margistuga on ikka. Jõke, tavaline. Hommikul tõmben neid üles. Vaba valgus tuleb. Võits tõmmune siit ja... Puhtuse printsess kontrollib üle kõik. Aga põhiteemalt süüa meile jäeti siia. Mega hea. Õht on nii tühi. Kõik pidi kohalik kraam olema. Kohalik ananas, mingi moosike, mingi saiakesed. Ja siis pidi olema mingid kohalikud küpsised. Kohalik sai kohaliku moosiga. Tühja kõhu peale. Aga nüüd lähme sööma. Esimene söök ikka McDonald's. See on see kohv või? Jaa, võtsin ühe kohvi ka endale. Kohalik rand siis. Süüa. Et mõtlesime jah, et teeme rohkem ise süüa, kuna meil on siin köök. Siis saab veits tervislikumalt toituda. Odavam ka midagi. Siuke vaade siis meie tänavat. Siin on meie auto. Siin me elame. Aga siin taga on mega suur mägi. See on mõnus, et rand on siit 600 meetri kaugusel. Ja õhtuti minna päikseloengut vaatama. Täna on teine päev siis. Meil ikka ei õppe nende majutustega väga. Tegelikult me pidime siia saarele tulema juba nädal tagasi, aga meil lend lükati kahjuks edasi. Eelmine majutus oli meil 100 euro odavam. 100 euro odavam ja 100 korda ilusam. Ja 100 korda ilusam, jah. No selles mõttes siin on asukoht on parem, aga kui ta pead sa magast üldse. Niuke mõnus Vedruvoodi, jah, siis koerad karjuvad. Siis majal puudub igasugune ventilatsioon. Elutuba haiseb selle niiskuse järgi jõhkralt. See selleks, kui eile oli siuke veits rahulikum päev, siis täna lähme seiklema. Siis lähme vaatame teeistandusse. Et siin saarel on Euroopa ainukesed 2 teeistandust. Keerasime korra tee pealt maha ja sellised vaated on siin. Terve see saar on siuke mägine. Et São Migueli saar on siis Hiiumaast on natuke väiksem. Ja siin elab 144 000 inimest. Ja see on siis kõige suurem saar Assooride saarestikust.
päris lahe, et sinna sai nagu tasuta sisse vaata minna kogu seda protsessi. Ja nüüd tulime ühele matkarajale, kus peaks olema 3 koske. Ühte oli siit juba näha. Lubas küll veits koledamat ilma ja siis me panime muidugi pikad riided selga. Ei olnud väga hea plaan. Nüüd lähme järgmist koska vaatama. Matka hakkab läbi saama. Kokk oli siis 5,5 kilomeetrit. Mega lahe oli. Niuke räige džungel. Nüüd võiks sööma minna kuskile. Kuna kõht on mega tühi. See linnake, kus me oleme, on tuntud ka kui surfilinn. Ja nüüd tulimegi randa ja siin on esimesed surfarid. Siin on niuke must liiv. Väga palju rahvast siin ei ole. Lained on küll päris head. Seal pilvede sees on muidu mägi. Eile oli. Ongi ootamatult kätte jõudnud juba järgmine päev. Paneme uksele trellid ette ja lähme siis saart avastama jälle. Eile õhtul me väga ei teinud midagi, sest vihm hakkas sadama, et sõitsime veits siin linnas ringi ja siis chillisime toas. Kuna see saar on keset Atlandi ookeani, siis ilmastik ongi niuke, et ühel hetkel võib olla päike ja see võib muutuda vihmaseks väga kiirelt. Aga jah, täna lähme siis saare lääne poole, kus peaksid olema siis saare kõige ilusamad vaated. Lähme sõidame mägedesse ja ma loodan, et ilm läheb ilusaks, sest muidu pole sealt mäe otsast mitte midagi näha. Niisugune äge müür on siin. Oleme siis sellise järve juures. Kanaaria järv. Igatahes, no siit alt näeb nagu tavaline järveke välja, aga tegelikult ülevalt näeb see välja nagu Snapchati logo või ikoon. Kui eile polnud üldse väga inimesi, siis siin parklas oli juba mingi 10+ autot ja siin on väga palju rahvast. Ja väga külm. Ja väga külm on ka, jah. Need 2 järve siin taga on põhivaatamisväärsus siin saarel põhimõtteliselt. Tegelikult need 2 järve on erinevat värvi, et üks on sinine ja teine on roheline. Sööme siis siia järve äärde. Et enne olime seal kuskil üleval. Võtsime siis bufeest takeaway. Sellise portsi hinnaks tuli siis 8,70.
palju näeb välja nagu maja tegelikult. Nüüd siis jõudsime sellisesse kohta, kus peaks siis see vesi soe olema. Ehk siis kuuma vee allikas peaks olema ookeanis siis. Siin on päris palju rahvast, aga muidu tundub päris äge. No kuidas oli? No kuum see vesi kindlasti ei olnud, aga ei, vahepeal oli nagu veits leige ja siis oli jälle külm. Käisime nüüd veel 3 väikest järvekest vaatamas siin. Nüüd lähmegi koju, sööme kõhud täis ja lähme magama. Siinkohas lõpetan siis ka selle video, et kui video meeldis, pange kindlasti like ja kui tahate järgmiseid videosi vaadata, siis pange kindlasti ka subscribe, sest siin saarel on veel nii palju lahedaid kohti, mida meil on plaanis vaatama minna ja olge mõnusad. Tšau!